Kodutütarde mustreid luuakse üheskoos. Tegutseme selle nimel ühise perena. Valga kodutütarde ringkond asutati 1932. aasta oktoobris. Läbi aegade on Kaitseliit pidanud väga oluliseks noortega tegutsemist. Ja nii moodustasidki Valga linna gümnaasiumi neiud meie maakonnas esimese kodutütarde rühma. Kodutütarde tegevusaastad 1932 kuni 1939 näitasid edu kõikidel tegevusaladel. Juba alguses seati kodutütarde üksustele kõige tähtsamaks ülesandeks juhtide ettevalmistamine. Aastate jooksul toimus juhtide väljaõppe koolides. Nii noored ise kui ka noortejuhid suhtusid oma töösse vastutustundlikult, mille tagajärjel saavutati distsipliinitõus, kodutütreliku meelsuse ja praktiliste oskuste omandamine. Kodutütarde pere kasvas ja arvuliselt oli 1939. aasta 1. detsembriks rühmades kokku 19 601 kodutütart. Aastal 1940 organisatsioon likvideeriti ja järgnes üle 50-aastane paus. Kuid mitte südametes. Kodutütarde taassünd Valgamaal toimus 1994. aastal Harglas. Alustati tööd koolides, tutvustati organisatsiooni õpetajatele ja noortele, inspireeriti tegutsema ning taastama. Jätkuvalt oli olulisel kohal noortejuhtide ettevalmistus ning selle kaudu noorteni jõudmine. Kodutütar, kui palju sinul meenub sellega seoses? Äge laagritegevus mõnusal suveõhtul või pidulikul päeval marssimine teiste kõrval? Need teised, sinu meeskond, kaaslased, kes hoiavad ka oma riiki südames. Või kui sa kogesid, et saadki hakkama, õppisid midagi uut. Et just selle päeva kogemus avas su silmaringi pöördumatult. Oled saanud sooja lapsepõlve mälestuse võrra rikkamaks. Igaühel meist on omad mälestused ning pildid. Kodutütarde muster on kootud Valgamaale jäädavalt. Tuhanded Valgamaa noored on saanud tänu sellele ägedaid lapsepõlve mälestusi. No organisatsiooni sattusin läbi oma venna, kuna vend oli siin vabatahtlikuks ja siis hiljem instruktoriks, siis tal oli abi vaja. No ja siis ikka tuleb õeke ju aitab oma venda, et nii ma siis siia sattusingi ja olen seniks olnud juba põhimõtteliselt 14 aastat. Kodutütarde tegevus on tegelikult ikka päris suur ja lai. Et teeme kõike. Käime metsas, harime ennast kultuurselt, aga see aeg, kus mina olen olnud, siis tegelikult muutunud on ikka päris palju. Et juba see, et noortel on väga palju võimalusi olnud läbi erinevate noorteorganisatsioonide olla aktiivne ja see kodutütarde pool on üks selline natuke teistsugune võrreldes teiste organisatsioonidega. Ma arvan, et miks noored neiud tulevad kodutütreks on kindlasti see, et siin leiab uusi sõpru, saab uusi teadmisi, saab väga palju viibida värskes õhus, metsas, erinevaid teadmisi erinevatest valdkondadest, mis on tegelikult kasulik täiskasvanu seaski. Kui palju Valgamaa noori on saanud kogemusi kodutütarde organisatsioonis? Täpset numbrit on raske öelda, kuid kindel see, et neid on olnud väga palju. Praegu tegutseb Valgamaal 295 särasilmset kodutütart ning 16 rühma. Antakse edasi hoolivust, hakkama saamise oskusi. Milleks panna ennast proovile üksi, kui koos on parem? Käsikäest käivad lugupidamine ning austus teiste vastu. Meeskond ja koostöö on kodutütarde tegevuste olulised märksõnad. Märka teist tegutsejat, austa, arvesta, hooli, aita, õpeta, õpi. Sellest sünnib võimas peretunne. Sellest perest saab oskusi ning hoiakuid terveks eluks. Praeguseks ma olen olnud kodutütar 3,5 aastat. Kodutütarde organisatsiooni sattusin ma niimoodi, et mul on vanem õde, kes oli enne mind kodutütar ja tema kogu aeg kodus siis rääkis, et kui huvitav see on, et mis nad kõik siin teevad ja ma mõtlesin, et miks ma ei võiks proovida ja siis ma proovisin, tulin ja nüüd olen siiamaani siin.
laagrites me õpime igasuguseid asju, näiteks meditsiini, et kuidas anda esmaabi, kuidas toime tulla kannatanuga ja õpime erinevatest asjadest, näiteks tule tegemisi ja siis kõiki selliseid asju, mida tegelikult võib vaja minna. Et mida reaalselt vaja on läinud, oli ilmselt see, kui ma pidin vanaisal kätt sidumagi sidemesse. Et seda ma olin siin õppinud ja siis tänu sellele ma oskasin teha seda. Üks põnevaid hetki, mis mulle meenub, on kindlasti Ernakese lõpujooks, kui me olime üpris kindlad, et meil läheb kõik väga hästi ja me keerasime siis lõpujooksul sinna, et finišisse jõuda umbes üks kurv liiga vara ja meie lõpujooks, mis pidi kestma 15 minutit, kestis 2 tundi. Meeskonnaga võistlemas käimine arendab kindlasti sellist koostöövõimet, et nagu õpid koostööd tegema, et meeskonnas teistega arvestama ja meil on ka oma selline väike hundirühm, keda me siis iga teisipäev õpetame. Erinevaid asju tegema, kaarti lugema, esmaabi, õpetame neile neid asju, mida me ise oskame ja siis nemadki käivad matkamängudel ja igasuguseid selliseid asju tegemas, et organisatsiooni sattusin oma venna eeskujul, et vend on must mõni aasta noorem ja nähes kõrvalt, kuidas tal on hästi vahva laagrites ja kuidas tal on nii palju uusi tutvusi saanud, siis ma mõtlesin, et lähen vaatan järgi, mis seal siis tehakse. Tuli nii välja, et hakkas meeldima. Instruktorid, meie noortejuhid siis pakkusid erinevaid võimalusi arenemiseks ning tegutsemiseks ja siis saigi ühest laagrist mitu laagrit ja ühest päevast mitu aastat. Kui ma mõtlen põnevatele asjadele, mida ma olen teinud kodutütrena, siis kõigepealt meenuvad kindlasti mitmed võistlused ehk siis võistlusmatkad, kus oleme oma tiimiga käinud, et nimetaks siis mõne Ernakese. Minipõrgupõhja on alati väga meeldiv Raplamaa vesiste metsadega. Ja mainimata ei saa jätta oma Kuper-Jaanlaste erada, mis toimub meil siinsamas Valgamaal. Kui ma mõtlen, mis kodutütriks olemine mulle andnud on, siis kindlasti hulgaliselt tutvusi üle Eesti ja ka väljaspoolt Eestist ning samuti olen saanud siis sõbrad, väärtsõbrad, kellega oleme läbi elanud midagi hoopis teist kui näiteks klassikaaslastega. Et meid ühendab ühtne mõtlemine, meid ühendab see, et me oskame väga head tiimitööd teha ja me saame hästi läbi tänu just kodutütarde organisatsioonile. Aastate jooksul on paljud neiud leidnud oma tee kodutütarde ridadesse ning sealt on kasvanud välja töökad ja tublid Eesti naised. Tänaseks on ju saanud minust mingitel naljakatel käikudel noorsootöötaja. Ma arvan, et see ongi see mõjutus olnud, et tõenäoliselt kui ma poleks sinna kunagi sattunud, siis ma ei oleks praegu siin. Et ma ei oleks nagu noortekeskuse juhataja. Meie rühma nimi oli Päiksekiired. Me käisime väga palju metsas. Väga palju. Me matkasime hästi palju. Põhimõtteliselt me tegime kõike, me igapäevaselt vist, ma arvan, et käisime korra malevast läbi ja tegime seal midagi, et kas meil oli siis rühmakoondus, et me tegime rühmategevusi, tegelesime endast väiksematega. Et hästi palju oli niisugust nagu tegemist või me käisime lihtsalt, olime malevas, tegime seal midagi, valmistasime mingeid asju ette, aitasime laagreid ette valmistada, vahepeal lihtsalt koristasime ladu. Siis kui muud teha polnud, siis me korraldasime maleva taga vastu kuuri nugade viskamisharjutusi ja too aeg oli teil laagrid ka, et oli laagris rühm nagu võistles enda eest, et olidki nagu rühma õppepäevad ja siis erinevad rühmad siis võistlesid erinevates asjades oma vahel. Ma arvan, et seda on nagu hästi keeruline öelda, et midagi muutub. Üks asi on aeg, mis muudab asju, see on nagu see ajafaktor, et sa ei saa nagu öelda, et midagi muutub, lihtsalt aeg muudab asju ja need inimesed, kes on, need muudavad asju. Et ka need noored, kes praegu on ju teistsugused. Et juba need ühiskond on nii palju muutunud, et see on noori nii palju muutunud, et see on nagu teinud need asjad natuke teistsuguseks võib-olla, et aga see võib-olla see kuuluvustunne, see nagu ei saa muutuda. See on nagu mingi sihuke eriline staatus.
mis nagu ei saa ajas muutuda, et see on ikkagi nagu omaette väärtus, et kui ma lähen kuskile võõrasse seltskonda, siis ma julgen nagu uhkusega öelda, et näiteks omal ajal, et ma olen kodutütar, et ma julgesin seda uhkusega öelda ja kui kuskil nagu sattus mõni teine kodutütar ükskõik mis maakonnas sinu juurde, siis see oli nagu üks sihuke liitev punkt, et ta on ka kodutütar, vaata, et meil on midagi ühist ja meil on nagu millestki rääkida. Kodutütreks sattusin mina niimoodi, et kõigepealt liitus kodutütardega minu õde ja kuna ta käis paaril korral nendel üritustel, ta rääkis, et need on kõik nii põnevad, siis mõtlesin, et prooviks ka. Ja siis lõpuks oligi niimoodi, et kuna meil on perekonnas 4 last, siis me lõpuks olime kõik kodutütred noorkotkad. Ja kuna ma käisin Hargla põhikoolis, kus oli hästi palju noori inimesi, siis ütleme, et ka siis nemad liitusid ja käisid üritustel. Nii et vahepeal isegi oli see põhimõte, et kes ees see mees, et nagu kes sai siis laagritesse või muudel üritustel, et läks päris massiliseks. Ütleme, et esimene asi, mis meelde tuleb, ongi see, et sai hästi palju uusi tutvusi. Et kuna neid Kaitseliidu üritusi oli suhteliselt igal nädalavahetusel, siis me kohtusime nende sõpradega nii-öelda neil üritustel, aga samas nägime ka siuksel ürituste vabal ajal. Et küll tulid mõned aktivistid Valgas Koikküla vahest rattaga, et lihtsalt juttu rääkida või mõni teine kord läksime ka siis Jaanikesse vastlasõitu tegema. Aga enim meeles on just need suve- ja talilaagrid, kus hästi palju oli selliseid sportliiküritusi, mis mulle väga meeldivad. Ja ütleme, et sai hästi palju käia kohtades, kuhu võib-olla isegi oleks sattunud. Et tänu kodutütreks olemisele käisime näiteks esimest korda Saaremaal ja Hiiumaal. Et võib-olla siiamaani ma ei oleks seal käinud, kui ei oleks olnud vastavaid üritusi. Ütleme, et minu praeguses töös on hästi vajalik looduse tundmine, et kuna ma ikkagi kontrollin ka metsi ja raieid, siis ikkagi mingil määral pead oskama siis metsades orienteeruda. Ja sama on ka tegelikult jahikontrollide puhul, et tuleb ikkagi hinnata loodust ja jälgi ja et ma arvan, et sihuke loodusega seotud asjaolud on mulle ka praeguses elus kasuks tulnud. Kodutütarde ridadest kasvavad välja noortejuhid. See teekond on rikastatud tundega, et annad edasi seda, millest oled ise osa saanud. Väiksemad vaatavad suurtele alt ülesse, õpivad neilt. Mis tunde tekitab sinus, hea noortejuht, teadmine, et oled vajalik, et sinu oskus loeb. Just sina annad mälestuse terveks eluks. Oluline soe, võimas tunne, et oskused ja hoolivus on edasi antud. Noortejuhtide silmasära kandub noorte silmadesse. Aga ma arvan, et mis see on perekond. Mõtlen ühe sõnaga kokku. See ongi perekond, see on täiesti omamoodi perekond. Kindlasti on aktiivne, mitmekülgne ja teistest hoolib kodutütar. Sa tunned, et sa oled nagu väike mutter suurest asjast, aga sa oled nagu oluline. Ma iseloomustaks seda 3 sõnaga. Sõbrad, seiklused ja teadmised. Ütleks, et suur kasulik samm tuleviku suunas. Erinevad oskused ning mälestused, õlatunne. See jääb meiega, annab tugevust ning teeb südame soojaks.